It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. Okei, moi vaan. Niin siis. Kas te oottasit, et keegi teine selle Q&A läbi viiks? Well, too bad. Okei. Mina olen Kätti, kes ei teadnud, Kätu, öelge mulle Kätu, ei mingeid Kätlinit. Ja see on Metslase Q&A, Metslase tegelastega, LPS Metslane on sari. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et see pole teemant LPS-i originaalne idee, see Q&A, kuna sarja tegelastega Q&A-sid on tehtud väga palju, välismaal, Eestis on ka tehtud, Gretaget, ma ei tea, kas keegi teine üldse on teinud, aga ma tean, et Gretaget on teinud oma sarja tegelastega Q&A-d, minge vaadake seda. Aga lähme siis selle Q&A juurde. Nii, ja Grete LPS-est küsib. Edward, miks sa nii õel oled? Edward, Kätlin, ma olin sündinud niimoodi. Ma ei saa väga midagi teha. See on lihtsalt see, kuidas ma olen sündinud, mind on nii kasvatatud ja nii ma ka jään. Kahju küll. Nii, järgmine küsimus tuleb siis LPS ainulaadne. Ja ta küsib, esimene küsimus on Anna-Liis, kas sa tahaksid mind ära süüa? Hea küsimus. Ma tean, et mina tahaks. Me ei ole siin mingid kannipalid. Ma tean, et ma kasvasin metsas, aga me ei söö teisi loomi. Ei, ütlen ära. Okei, teine küsimus, mis ta küsib on Emily. Kes on su parim sõber? See olen mina, eks? Olgu, kuna keegi teine tegelikult pole seda veel siiamaani öelnud, siis ma lihtsalt ütlen, et meie Metslane tegelased oleme näitlejad. Me ei ole tegelikult sellised päris elus, nagu me oleme sarjas. Me näitleme täpselt nagu telesarjades ja värkides näidatakse. Nii et, aga me käitume praegu ka nagu tegelased meie sarjast. Nii et, ja need ei käi nagu tegelikult meie isikute kohta, need käivad meie sarjategelaste kohta. Aga küsimusele vastates, ma arvan, et minul parim sõber on Anna-Liis, kuna ta on tegelikult terve mu elu jooksul olnud ainus, kes on minust nagu hoolinud ja minu eest välja seisnud ja mind kaitsnud. Vot see on armas. Järgmine küsimus. LPS Super Dragons küsib. Andreas, kas sul pole sõpru välja arvatud tüdrukute? Tegelikult mul on küll sõpru, kes ei ole tüdrukud, kuna ma olen oma uues koolis, kus me käime kõik ühe sõda saanud, kes ei ole tüdruk. Nii et, mul on küll sõpru, kes ei ole tüdrukud. Fancy. Järgmine küsimus tuleb sellelt megapika username'iga inimene, kelle seda nime ma ei hakka isegi ütlema. Aga küsimus on, Anna-Liis, kas sa tahaksid minna lastekotta tagasi või tahaksid lossis edasi elada? Ma arvan, et kõige parema meelega läheksin ma metsa. See tool häirib mind. Okei. Nii. Kaire Männiste küsib. Anna-Liis, kas sulle meeldib lossis elada? Miks Anna-Liis nii palju küsimusi saab? See on normaalne. Ärge saage minust valesti aru. Ma olen väga õnnelik, et ma oma perekonnaga kokku sain ja nii edasi. Aga Grace, sa oled kohutav. Okei. See inimene küsib veel seda, et Emily, kas sul on hea meel, et Anna-Liis sind aitab? Jaa, muidugi on, kuna kui see on väga palju abiks tulnud, eriti veel selle tüütusega siin. Ma olen palju parem kui sina. Vierikkam. Ja sa tead seda. Kuna raha on siin ilus ja kõige tähtsam. Okei, aitab vaidlemisest, kuna Kätu on siin, et seda lõpeta. Aitäh. Nii, järgmine küsimus on siis. LPS armsad. Maskotile, kust said mõtte teha selle sarja? Tegelikult see on täitsa huvitav lugu. Sarja idee algas sellest, et ma tegelikult elan ise metsas. Nagu teemat LPS elab metsas, oma perega ma elan metsases. Ja minu ema kutsub mind vahepeal metslaseks, kui ma teistsuguselt käitun, ütleme niimoodi. Ja sellest saigi sarja idee põhimõtteliselt. Ja see ongi põhimõtteliselt kõik. Miks ma lootsin midagi palju põnevamat? Aga okei, ta küsib veel. Emily, miks sa nii armas oled? Kõigepealt tahan ma öelda aitäh, aga ma ei oska selle väga vastata. Ma ei saa ise öelda, miks ma olen selline nagu ma olen.
ma olen lihtsalt niimoodi sündinud ja ma ei saa midagi väga teha selle vastu. Miks Emily seletas seda praegu nii, nagu see oleks halb asi, et ta nii armas on? Okei, järgmine küsimus on. Apelsin, Elpes, Emily. Kas sa armastad Eduardit? Ei. Okei, oota siis. Kui ei, siis... Okei. Tulen läbi. Mida? Kui ei, siis viluta teda Alexisega ja ütle ma Oota. Ma vihkan sind. Oh my god, mu arvuti. You. Au. Au. Sorry, ma pidin seda tegema. Mine oma kohale. Järgmine küsimus. Elbest Adventures küsib 1. Miks Annaliis on metslane? Sest Eduard pani mulle selle hüüdnime. 2. Kes on sinu lemmiktegelane Metslase sarjast? Oletan, et see on kanali maskotile Alexis. Minu lemmiktegelane sarjas, teevad tervesi nagu mitte minu Alexis, on Emily. Ahaa, ma ütlesin, mina võidan. Idioot, sa pead käituma nagu oma sarja tegelane. Jaa, väga tore. Oh, jumal küll. Ja ma lihtsalt praegu siia mainin, kuna Emily juba liikus kõik ära, et me oleme Emilyga päris elus tegelikult nagu väga head sõbrad, nii et ja me ei vihka üksteist. Okei, järgmine küsimus. Ja see on Cupcake Chan. Edward, milline selle osaklaidiga välja näeksid? Kindlasti veider. Kohe saame teada. Mida? Oh, mis juhtus? Sa ei taha teada. Mida? Mis juhtus? Mu silmad põlevad, sest see on nii naljakas. Tubli käitu! Ma tean, et ma olen parim. Tõsiselt, see ei saa nii halb välja näha ju. Ma saan aru, et te olete mulle kriidi selga pannud. Kui hull see on, siis saa nii halb olla. Sa näed välja nagu tork. Sorry, aga see on kohutav. Andke mulle peegel. Mida? See on parim. Okei, ma pean olema professionaalne. Okei. Meil on siin üks selline isik nagu Maia MLPLPS, kellel on suht palju küsimusi. Kõigepealt Annaliis. Kuidas sa tahaksid pidada oma sünnipäeva? Minuga ikka. Ma tahaksin selle veeta oma sõprade ringis, vaikselt muusikat kuulates või midagi säärast. Aga ma ei usu väga, et see õnnestub. Aga lihtsalt sõprade vaheline väike koos olemine oleks väga tore. Okei, ma olen nende sõprade seas. Okei, Laara. Miks sulle nii väga õppida meeldib? Nüüd. Küsimärk. Jaa, mulle tegelikult on alguses peale kool meeldinud tegelikult täitsa. Alguses oli natukene nagu mõndasid asju ma ei saanud aru, aga kui ma mõistsin kõike, siis mulle hakkas täitsa meie koolis meeldima ja mulle meeldib väga õppida. Kuna ma tahan endale head ja helget tulevikku. No hiik. Me rääkisime juba sellest. Okei, järgmine küsimus on tegelikult sulle, Amelia. Amelia, miks sa Laarat nohikuks pead? Kas tal meeldib siis päevast päeva õppida? Vasta või muidu? No, ega ta on ju ka, kuna tegelikult jah, talle meeldib päevast päeva õppida. See on lihtsalt, kes ta on ja ta on nohik. Olgu, ja järgmine küsimus on Emily. Kas sulle võiks Edad meeldida, kui ta nii ühel ei oleks? Ja muidugi ma arvan, et me saaksime isegi päriselt sõbrad olla. Lihtsalt, et ta peab väga oma käitumist muutuma. Olgu, ja viimane küsimus. Teemant LPS. Kust tulid mõtted panna tegelastele sellised nimed? Ega need on tegelikult ikkagi nimed, mis mul lihtsalt pähe tulevad, mis ma kuulen kuskilt, loen artiklitest ja sihukestest asjadest ja need lihtsalt tulevad. Olgu, järgmine küsimus tuleb. A world of fun forever. Küsimus Grace'ile. Teemant LPS-ile. Kas Grace'il on midagi Annaliisi vastu
või midagi. Või ta lihtsalt ongi selline, kes armastab roosat ja tahab, et printsessil oleks kõik olemas. Ma peaksin vastama, et mõlemad natukene. Muidugi ma tahan, et tal oleks kõik olemas. Ta on ikkagi mu kasutütar ja ma ei saa selle vastu mitte midagi teha. Kahjuks. Aga jaa, ma võin öelda täiesti ausalt, et jah, mul on mõned asjad, mis mulle tema üldse ei meeldi. Ja see teeb ta natukene vastuoluliseks. Ma armastan seda, kuidas sa arvad, et ma olen kurt. Lihtsalt vastan küsimusele nagu kõik teised. Olgu, järgmine küsimus on. Elisandra Uueni, sorry, ütlesin valesti. Albert, kuidas suhtud Grace'i? Ma pole 100% kindel, mida ma temast väga arvan, aga ta on okei. Muidugi ma olen okei. Olgu, järgmised küsimused tulevad. Hirmu LPS. Edward, kas sa tahaksid, et keegi sind kiusaks? Kus Edward on? Ma tulin nii ruttuga jõudsin. Kuidas te selle kleidi mulle selga saite? See oli võimatu seda saada. Mul oli Scarletti ja Penelope ja paljude teiste abi vaja. Ja mind ei koti väga, vasta mu küsimusele. Okei, vastus on... ma ei tea, oleneb, mida nad teevad. Kui nad ei tee midagi väga hullu, siis mul on võimalus ja vabandus, et neid lüüa ja tagasi kiusata ja nii. Kena kuulda. Olgu, teine küsimus on siis Emily, kas sa oled rikas? Jaa, tegelikult minu perekond on küll rikas. Aga Anna-Liis vahetas tegelikult kooli, kui ta vahetas kooli, siis ta läks kõige kallimasse ja kõige... ütleme, kõrgema haridussüsteemiga kooli, nii et seal väga saavadki ainult vist rikkad käia või nii. Küsimus tuleb LPS Huskilt. 1. Milline on sinu lemmikol metsas osa, mida sa oled filminud? Aleksis, sa võid selle võtta. Tule siia tagasi. Pagan. See on raske küsimus. Aga ma mõtlen, et 7. osa, mis oli LPS metsane osa 7, piiri ületanud. Mulle meeldis seda osa filmida, kuna seal juhtus nagu asju. Ja nii, teine küsimus, mis ta küsib on. Anna-Liis, miks sa Emilit kaitsma hakkasid? No, ma nägin teda ja oli ilmselge, et tal oli abi vaja. Ja siin ka sõnum kõikidele teile, kes te vaatate. Kui te näetegi kunagi midagi säärast, nagu oli selles osas Emiliga, siis kindlasti astuge ise sisse või kui te seda ei julge, siis teatage kellelegi, kes saab midagi teha. Kas või täiskasvanule või kellelegi, aga midagi tuleb teha, kuna see pole normaalne. Nii, ja viimane küsimus, mis ta küsib on, kust sa sellise nime võtsid nagu Laura? Ja siis seal väike sulgudusa. Mul pole tegelikult õrna aimugi. Ma ei mäleta täpselt, kus ma selle nime võtsin, aga ma arvan, et ma mõtlesin selle enam-vähem välja. Oma peast oli Laura nägu ja see kõlas nagu sobilik nimidele. Okei, järgmine küsimus on Brix Neiland. Ma ütlesin selle raudselt valesti, aga lämme. Ja kas Anna-Liis ja tema õde on ka teda kustes ka raadioprintsessid? Ja see läheb Anna-Liis ja Liina siis. Ma vastan sellele ja me tegelikult oleme Anna-Liisiga väed, aga me ei ole printsessid, me oleme ikkagi näitlejad lihtsalt, et ja me oleme väga sarnased ja ma arvan, et selle järgi natuke aru saada ka, et me oleme õed tegelikult päris elus ka, nii et jep, täiesti tõsi. Okei, järgmine küsimus on LPS Grete Kätt. Inglile, ehk mulle, mu nimi on Ingel, kes ei teadnud. Kui kaua sa seda sarja jätkad? Ja see teemat LPS vastab sellele. Või teemat või Aleksis, noh. See sari läheb edasi 14. osani kindlasti. Võib-olla tuleb veel rohkem osasi, nagu ma veel töötan selle kallal, aga 14 osa tuleb veel kindlasti. Ja väga suure, nagu mega suure tõenäosusega tuleb ka teine hooaeg. See on peaaegu juba kindel, aga ja, ma töötan selle kallal. Olgu, ja teine küsimus, mis ta küsib on Anna-Liisile. Kes on hullem kui Grace? Ja, sa ütlesid ta nime õigesti, see oli üks ainsaid. Amelia poodides. Täpsemalt riiete poodides. Jah, ta on päris elus ka riiete hull. See on võimatu. Oh yeah, I am. Nii. Kahv 3L küsib, kes? Mina. Kus? Stuudios. Millal?
2017 aastal. Miks? Sest tuli idee. Kuna lilled. Kellega? Saadjategelastega ja minuga. Nii, ja viimane küsimus, mis me täna võtame, on siis küsimus, mida tegelikult väga-väga palju küsisid. Millal tuleb järgmine metsas osa, mis praegusel hetkel on siis 10. osa. Ja 10. osa tuleb nüüd, kui te vaatate seda, siis homme. Jah, ma ei tea, millal sa seda vaatad, kes sa praegu vaatad seda. Võib-olla sa vaatad seda mingi 13 aastat hiljem, kui ma olen surnud. Aga jah, praegu detsembris homme tuleb järgmine metsas osa, mis on 10. osa, nagu päev pärast seda, kui see välja tuleb, jah. Aga tänan, et te seda videot vaatasite, vabandust, et me ei saanud kõiki küsimusi võtta, kuna meil tuli tegelikult üle 400 küsimuse. See on palju ja me tõesti ei saanud nagu teha ja kõiki neid küsimusi võtta. Tänan, et te jätsite küsimuse, vabandust, kui teie küsimust ei olnud selles videos, aga näeme järgmises videos. Tšau! Käitu väljas. Tore, et see on läbi. Edward, mul on sulle midagi. Tule siia! Ole nüüd, sa tead, et sa tahad seda? Ei! Emily, viska! Nii, siis... Rahunege maha, te teete sellise segaduse. Mul on pidik küll. Ma lihtsalt lahkun. Ma ei saa enne minna, kui Anna-Liis tahab minna. Mine käitu! Mine käitu! Aga mul ei tuntu, nagu ta tahaks minna. Fight! 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 Ma olen siin ilmselgelt kaua. Tšau!